filosoofiline küsimus, ehk siis kuidas me riiki filosoofiliselt mõistame. Kui me elame selles vanas paradigmas, kus riik võrdus valitsejaga ja valitseja oli kas keiser või kuningas, kellele Jumala armust oli antud õigus valitseda oma alamate üle. Ja siis tõepoolest Louis XIV ja tema järglased said öelda, et mina, see olen riik, see olen mina. Ja mulle tundub, et me oleme eestlastena, kellel ju päris seda oma riiki ei olegi olnud suurem osa ajast meie ajaloos. Et see on siiski olnud väga lühike kogemus, kui meil oli sõja eel iseseisev riik, Eesti riik ja nüüd ka siis 30 aastat umbes natuke peale. Et me oleme võtnud ka ise, ja see võib-olla meie kui rahva probleem, mida me peaksime ka teadvustama, oleme võtnud omaks sellise mõtteviisi, et riik see on midagi meist kõrgemat. Ja need meie oma rahvuskaaslased, kes räägivad eesti keelt, on nii nagu Arnold Sinisalu, oleme koolivennad käinud samas, kasvanud üles samas keskkonnas, Kalamajas omal ajal. Aga äkitselt on Arnoldist saanud vahepeal riik. Aga Arnoldist on saanud vahepeal riik. Vaat, seda ma tahangi öelda, et minust on saanud riigi vastane, aga temast on saanud riik. Ja ma tahan jõuda selleni, et vaata, kui sa istud Stenbocki majas, istud Toompuiestel ja sul on seal paksud kardinad akent ees, sul on tehtud seal kallis euroremont ära, kõikidele nõuetele vastav, kui see on isegi mingi vana Vene tsaaririigi aegne või Balti-Saksa mingi uhke hoone, kus sa seal nii-öelda oled, siis tükib küll pähe see mõte, et aga mina olengi see riik. Mina julgeolekuasutuse Kaitsepolitseiameti juhina, mina Eesti Vabariigi peaministrina, mina, ma ei tea, riigisekretärina, mina mingisuguse ministeeriumi asekantslerina olengi see riik.